No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna on selline plaan, et kuna mul paar aastat tagasi jäid ujukad varemurru ühte randa kadusid ära, on vaja uusi ujukaid, sest suvi tuleb peale ja tegelikult mul läheb laupäeval neid vaja kasutada ka. Tegin ettevalmistused ära, käisin kodus, võtsin rahakotti, käisin Feinoxist läbi ja nüüd linna poole minek. Ma lugesin kuskilt välismaisest teadusajakirjast, mingi 4 teata või mingi selline, et mul on kerge köha, ma ei teakski kinnine köha, et külm õlu pidi külma ja kinnise köha vastu hästi aitama, et vaatame, kas see nipp töötab ka. Ei aita vist. Ja üks tähtis uudis veel, käisin juuksuris ka täna nii, et kohe inimese moodi olla. Kuigi enam väga palju juukseid ei ole peas, aga nii see värk on, mugavam on endal küll, nii et see ongi hea. Ja nipp käige enne suve alati juuksuris ära, on suve palju mugavam olla endal. Olen Tiigi tänavsi majade vahel ja vaadake äge siuke pink jälle pandud siia, saad vaadata, kuidas pesu kuivab. Äge tegelikult ju. Või saad vaipu kloppida hoopis. Proovin vaata, kus õlle töötab. Ma ei ole joonud ju õlut 4 päeva. Pühapäev, jänspäev, teisipäev, kolmapäev, täna 4 päev. Nii et 4 päev, 4,5 päeva pole õlut joonud, nii et kui keegi siiamaani on ekslikult arvanud, et Tuudur on alkohoolik või joodik, siis need kuuldused on ka nüüd ümber lükatud. Järgmine üle nädal kutsus mind külla tegelikult üks pruulikoda, nii et see on päris huvitav. Sellest on video ka nii, et seda ma ootan ise huviga tegelikult juba. Pruulikota külla minna, näe, kus asjad töötavad, maitsed õlusid, hinnata, juttu vaadata neid tööprotsesse, see on äge. Aga sellest siis see video, kui üles tuleb, siis ma annan teada. Ägedat materjali tuleb ja nüüd, kui lähevad ilmad soojemaks, paremaks ka ja nädalavahetusel mingid ajad leida, et võib-olla matkamist päris looduses teha ka. Ja muidugi Eestis on veel linnu, mida võtta, nii et ka linnade videosid tuleb veel, nii et püüan teada anda, kui kuskil linna tulen järgmisena. Et siis võib-olla, kes tahab, saab ka patsu lüüa või lonksu õlut võtta koos. Siin on ka ägedalt tehtud korda see pink, tegelikult on aastaid tagasi muidugi, aga ülikooli juures ja Vallikrae tänavasse, ülikooli raamatukogu juures Vallikrae tänavasse. Vahest lihtsalt mingi süke pidid vaatama, et siin hüppe liigesti ei murra, kui alla kõnnid. Ega mulle tegelikult väga poes käia ei meeldi või poodis mingi asju ostmas, aga ma arvan siiski, et ma pean selle lükk ära tegema ja ma lähen kõigepealt H&M-i rüüstama. Vaatame, äkki saame sealt juba ujukad kätte ära. Ja täna jah, see ujukate ostmine tuleb suhteliselt lühike, nii et kannatage ära. Ja kvartal selle otse ees ka paistab. Ja üks õlu jõudnud ka, nii et ujukad on väike ost, ma ei tea, palju teksad jaoks läks 4 õlut või 3 või. Ujukad jaoks ühest õllest piisab, ma arvan, ujukad ostmiseks, nii et noh, et üks õlu jõudnud, ma ostame ujukad ja pärast preemiaks veel üks õlu, ma arvan. H&M on seal kuskil. Proovima ei hakka. Kulli, ma arvutan need. Igal juhul ma arvutan ära need, mis ma ikka siin aeg raiskan palju. No nii, ujukad olemas nagu naksti. Ja nüüd järve äärde, kui see, jõe äärde. Tegelikult ei, ma ei hakka täna ujuma minema, aga mis homme on tõesti selline plaan, et tähendab laupäeval, et tulen Rakverre, aga mitte filma Rakverresse, vaid ühel sõbral on seal poissmeeste õhtu, nii et me läheme spaasse, nii et selleks läheks ka ujukaid vaja ka tegelikult. Nii et väga head tegelikult see toimub, sellepärast nüüd on ujukad olemas ka. Aga nagu ma ütlesin, preemiaks ka siis väike selline väike Aleksander ka. Kui mütsi ostmise videol läks, siis läks rohkem õlled maksma, kui müts ise, siis seekord ma pääsesin 2 õlut 3,20, ujukad 20 €, nii et noh, normaalne. Siis saab promenaadi ka veits korda, et uued pingid pandud siia nagu näha ja tehtud see trepp korda, mingi pink on seal ka ja kes asja on siin, või noh, see on suur sass õigemini. Aga igal juhul, ma arvan, et siia see video lõpeb. Nii et mõtlesin, et soovitaks ka midagi head iga video lõpus, et vaadake Euroliga Final Fouri, ma loodan, et vaatasid, ütleme niimoodi siis. Ja tõesti, ma olen laupäeval Rakverre, ma loodan, et olen elusalt tagasi sealt. Kuidas videot näete, siis suure tõenäosusega vist olen või? Mis seal ikka? Siuke lühike video sai, andke andeks, tuleb ägedad pikemaid asju, olgu jumal teiega. Tšau. Ja räägi Kuuba ka avatud juba, nii et Kuuba lipp lehvib.